tere tulemast vaatama uut vlogi. Ma ei oskanud kuidagi alustada seda praegu, ma ei tea miks. Aga kuumalainest ei ole mitte midagi hetkel alles. Ja me oleme suundumas mööda kanalit Lasnamäe tsentrumisse. Meil on puhkus ja kogu pere on koos. Kõik tulevad mulle appi ja loodetavasti teevad väga head koostööd. Siis saab kommipoodi võib-olla. Mul on vaja teha ühes poes sisu koos perega. Mul on vaja oma pere abi. Nii et me teeme selle ära ja siis mul on paar mõtet, mida võiks edasi teha, aga vaatame. Igatahes siuke minna. Ei tea, miks ma ei oska lambist vlogida. Seda ma kartsin, kõik oli kokku lepitud ja nüüd ei taha lapsed midagi teha. Nii raske lastega. No nii, saime tehtud ja kõik said ka midagi, nagu ma alati bribin lapsi millegagi, kui nad peavad aitama mind mingid tööasju ühesõnaga. Sest et muidu see on lapstööjõud ja ma teen seda nii vähe kui vähegi võimalik. Aga nüüd me suundume Telliskivisse ja me lähme vist Lapokasse. Hello. Voodi. Ma näitan. Siin on. Noali koos. Noal oleks jäänud isiga kohutav kogemus lastega. Yummy! Õhtu on nüüd käes ja ma olen valmis sätitud, et minna sõbranna sünnipäevale. Selline outfitike. Väga nunnu tuli, aga tuvaluks on valesti äkki. See Laboka kogemus lastega väga humbling. Nad vahepeal kisasid minu meelest mingi konkreetselt üle terve selle restorani, sest tegid üksteisele haiget, mingi tüli tekkis ja mul oli selline tunne, et see kestis igavesti. Ja, iseloomu kasvatav ja siis ikka sa proovid järgmine kord uuesti. Jumal teab miks, aga nii on. Aga toidud olid head, teenindus oli mega tore ja mulle väga meeldib see Telliskivi Laboka, aga minu üllatuseks seal ei ole lastenurka üldse ja ma ei tea, kas äkki ei tulegi. Nii et võib-olla lastega sinna rohkem ei lähe ilma lasteta. Aga jah, nüüd ma lähen sünnale, mul on lilled juba olemas, aga mul on vaja väga last minute. Aga sünna korraldus oli ka last minute. Üks kink haarata kuskilt pluss üks vintedipakk panna posti. Aga ma juba higistan siin, ma tunnen nii, et parem hakkam minema. Nii, ma olen tagasi autos ja see oli mega naljakas poeskäik kuidagi. Juuksed ei tee koostööd, aga las nad olla. Okei, kõigepealt ma läksin Ergioskisse ja ostsin endale nätsu, lemmiknäts ja igaks juhuks filli. Ma ei tea, äkki ei ole alkoholi vaba jooki või ma ei tea. Ja ma ei tea, mu elu suurim hirm, et mul oli mingi looki siuke tunne, et mul on mingi imelik lõhn suus, ma ei tea, mingi toidu maitse suus. Ja loogi elu suurim hirm, et suust tuleb mingi paalõhna. Ja siis ma teadsin, mida ma tahan osta. Nii et selles mõttes poes käik kiire ja korralik. Ma teadsin, et ma tahaks Sol de Janeiro, midagi Sol de Janeiro. Ja täpselt see komplekt oli Tulases müügil, mida ma tahtsin. Aga see oli nii funny. See müüja, ta oli nagu ülipõhjalik, on ju. Esiteks ta pani mulle mingi asja on ju kingituseks. Siis vaadake, ma sain veel kingitusi. Sain Black Opiumi, lege. Mingi asja sain veel, lege. Aga mu kõrval oli mingi tüdruk. Tundus noorema poolne, ma ei tahtnud väga sinna poole vaadata. Kes reaalselt käis niimoodi edasi-tagasi. Tammus, tal oli nagu kiire. Ja ta tahtsid, et kõik teavad, et tal on kiire nagu. Võib-olla ta ei tahtnud, et kõik teavad, et tal on kiire. Aga kõik teadsid, et tal on kiire. Ja nüüd ma ei saanud aru, kas selle tüdruku trollimiseks siis või miks see müüja nagu
võttis oma aega selle kingituse pakkimisega. See oli nii koomiline kuidagi sellel hetkel, ma ei tea, see oli nii funny minu arust. Lipsu, siis ta sättis seda lipsu, siis ta lastis lipsule lõhna, siis ta pani siia sisse selle salfaka, siis see ei sobinud kuidagi, ta voltis selle kuidagi, ta pani selle uuesti siia selle komplekti ja mulle meeldib, et ta tegi nii kaua seda ja ma lihtsalt tirin välja kohe, et teile näidata, aga ma ostsin selle komplekti. Sükasi, mida ise tahaks saada, nii et ma eeldan, et sobib, nagu miks ei peaks sobima. Halloo! Ja mis kõige rohkem satisfying, kui ma panen oma Vintedi paki peitu, siis ma näitan teile. Mu lillekimp ja see kott matchivad nii ilusti. Nad on mõlemad sinised. I love it, kui asjad niimoodi lähevad. Nii et nüüd siis suund sünnipäevalaga ja ma ei tea, ma ilmselt ei andnud seda edasi nii hästi, aga see oli nii, ma ei tea, naljakas. Nagu ma oleks kuskil filmis või ma ei tea. Aga jaa, let's go! Teate sellest... Seda mingi... Kus toite? Lõpena puhul. Oota, sa pead proovima ka. Oota. Kokko tahab puhuda. Oota, Triinu. Nii. Puhume koos. Okei, puhume koos. The hustle never stops. Grinding. Mis need ütlevad? Grind never sleeps. Kell on 22, siis on nii külm kuidagi järsku. Kell on 22:37 ja ma olen siin Triinu kodu juures ja ootan mingit venda, kes tuleb, ostab mu eelmise iPhone'i ära loodetavasti ja siis saab tänaseks tehingud lukku panna ja koju minna puhkama. Päris asju. Ma vässisin lõpus megalt ära. Sõin nii palju ja siis tuli uni peale. Aga ma reaalselt ei saanud liikuda, sest ma ootan seda venda. Aga mega ilus päikseloojang. Kas näete? Kas näete päikseloojangut? Vist ei näe nii hästi. Aga usaldage mind. Hästi ilus on. Siit äkki näete? Roosa. Skincare. Name a better feeling. Ja ma ei tea, kas ma olen jaganud, aga ma öösiti ja nii kaua, kui ma olen päeval kodus või ennast sättima hakkan, ma kannan otsmikul neid ka kaupsist, ostan mina neid, aga ma lasen enne veits alati skincare'il nagu imenduda täielikult ära ja siis panen. Ma ei tea, kas need töötavad või ei, aga ma lihtsalt olen siuke skincare'i ja siukest asjad on nohkar, et mulle lihtsalt meeldib teha ka ja kasutada kõike ja siis ma lihtsalt, võib-olla see on nagu placebo, aga ma tunnen, et ma teen midagi ja mega tore sünnipäev oli. Nüüd ma kohe ronin pidžaamasse. Veel üks fun fact about me. Ma ei lähe pessu, aga ma pean alati jalad ära pesema. Okei, praegu on loogiline, ma käisin külas, pesad jalad ära, aga ma ei saa voodisse minna põhimõtteliselt ka siis, kui ma olen kodus näiteks olnud. Ma pean jalad ära pesema enne, kui ma olen magama. Ja ma ei tea, see on okei. Ma ei tea, see on lihtsalt kuidagi nii hea tunne ka. Peab ikka päeva. Hea tööd. Järgmine hommik ja selline sigin-sagin hommik on olnud, aga ma ei ole kõige parem selle sigina-sagina
nagu kaamerale jäädvustamises, et kuidagi näitan ainult, kuidas ma käin kuskil sünnipäevadel ja kohvikutes ja aga kõik see nagu ühesõnaga ma ei oska kõige paremini näidata seda, mis taustal toimub võib-olla. Eriti nagu laste kõrvalt filmida on minu meelest üsna keeruline, aga teadke, et palju toimub, sest et ma ei ole maininud veel, aga lähme reisile ja need on need viimased päevad enne reisi, mis on kuidagi hästi intensiivsed. Nagunii oleks intensiivsed, et peaks pakkima ja kodu tahad jätta korda ja nii, aga kuidagi palju on veel mingid käimisi ja tööasju ja ühesõnaga ma praegu hommikul tegin mingid koduasju, pakkisin veits laste asju selle jaoks, et nad lähevad 24 tunniks vanema juurde praegu. Ja mis ma veel tegin, ma ei tea, mängisime 100 tüli, olen lahendanud neil omavahel. Öö oli kuidagi raske, sest et suuremal lapsel olid mingid valu magamata öö ka veits kõigele lisaks. Aga ja, it is what it is, kõik saab alati tehtud. Ja praegu ma ootan, et Mikk tulekski koju, tal on ka mingi side hustle, mingi terassilauda ostab. Ja kui ta jõuab koju, siis võtab lapsed, viib nad vanema juurde ja ma saan veel sõbrannaga kokku, et lõunale minna. Alati mahutub kuhugi mingi sõbrannaga lõuna. Nii et see on see, et if he wanted to või if she wanted to, she would. Nii et ja selline väike update, selline plaan. Nii et ma üritan selleks sättida siin, siis ma pean uuesti käima Lasnas, ma tahan ühe video teha täna ja ma pean homme ka käima Lasnas ette tegema mingeid asju. Oi! Ja see on mu tänane face. Tõesti. Issand, kus soeng. Vaadake. Mingi... See on nagu mingi UFO jaob konkreetselt. Mingi cloud. Ma väga põnev. Ma maitsen kõigepealt nii. Yummy! Tagasi autos ja kõht on nii täis sellest toidust, mis oli mega hea. Väga meeldis. Käisin esimest korda selles Whippet to go Golden Gate'is. Erevan vibes võis. Mitte, et ma oleks kunagi Erevanis käinud, aga lihtsalt minu meelest Eestis ei ole väga palju selliseid nagu healthy, tervisliku toidukohtasid. Väga palju ei ole minu meelest. Ma ütleks, et täiega puudu pigem, nii et ma arvan, et neil läheb väga hästi. Ma loodan, et neil läheb väga hästi ja minu sõbralik soovitus ka siit poolt, sest et ma võtsin selle lõhe pooli ja see oli mega hea. Et jah, hästi, mulle nii meeldivad lihtsalt poolid, sest sa saad nii palju kasulikke mingid toiduaineid ühe korraga ja imemaitsev oli. Ja siis joogiks ma võtsin mingi Earth Day Cloud matcha. Ma polnud sellist Cloud matchat varem proovinud. See oli selline hästi värske matcha jook. Sõbrannaga lihtsalt tore jutustada, kiire catch-up jälle. Nii et tore, et jõudsin, aga Lasnamäele ma küll ei jõua praegu ja ma isegi tegelikult ei tea, miks ma mõtlesin, et see oleks hea mõte, kui ma homme hommikul nagunii sinna esimese asjana lähen. Nii et see on praegu tühistatud ja ma käisin veel läbi Bershkast ja Pull&Bearist ja Apollost. Ainus, mis ma kaasa ostsin, oli lastele 2 seda Toy Story kleepsuvärviraamatut ja 2 vildikad, millega ma üllatan neid siis, kui meil on reisil need pikemad autosõidupäevad või tegelikult ilmselt mitte autos isegi, aga ühesõnaga reisile. Küll need ära kuluvad. Ma olen oma leidudega ise mega rahul. Need ei olnud isegi nii kallid, et mul oleks kokku 20 €. Aga kui sul oleks ainult üks laps, siis läheks ainult 10.
ehk siis päris hea, lihtsalt ülirahul, et lemmikud asjad. Muumivildikad ja Toy Story 5 värviraamat. Nii et jah, linnas oli mega palju rahvast kuidagi praegu. Ja nüüd ma lähen võtan ühe oma Vintage'i paki ja lähen koju ja väga-väga loodan, et ma pakin asjad ära. Ma pean seda tegema. Muidu ma pean seda tegema öösel, sest meil on täna plaanis veel Põige Tartusse John Legendi kontserdile. Praegu ma mõtlen küll, et abikene miks, aga elu on elamiseks. Sa elad ainult ühe korra, me saime piletid, kui on võimalus näha kedagi nagu ma pole ühtegi kontserti kunagi kahetsenud, nii et jolo. Appikena mul käisid Maxima pulverid praegu. Neil on Mason Beastiga koostöös tehtud selline äge tote, mõnus poekott ja neil on, ma ei teadnudki, et Maxima Eesti 25 on hau, aga samas, kuidas ma ise järgmine kuu 35 olen, sama küsimus ja täiega influencer core, et teistel on sünnipäev, sulle saadetakse pakk, mul pole sõnu ausalt öeldes. Selline special edition kartuli ja salat siin. Need võtame reisile kaasa. Usun, et satume küll randa. Äkki tuleb manifesteerime ranna ilma. Need võtame kaasa. Väga-väga hea ajastus selles mõttes. Nagu nad ütlesid ka, et nad panid just meie perele mõelduspaki kokku, nagu mul pole sõnu kui armas. Nii toredad sellised, nagu neid saab mitu korda siis kasutada. Sellised suve piknikunõud nii-öelda. Mõnus suur rätik, Maxima oma. Ja rätikud kuluvad alati ära. Mis head asjad, koobima tasku. Omne hommikusöök, toskakook. Okei. Aina paremaks läheb. Ja miniburgerite valik appikene. Ning last but not least. Siin on siuke mull. Nii et jaa, nagu tõesti väga äge pakk Maxima ja Mason Beast. Ja palju õnne Maximale siis. Ma nüüd olen jälle ennast valmis sättinud, et siis sõita Tartu. Sõbrad võtavad meid varsti peale ja me sõidame. Vaatame selle John Legendi kontserti ära. Ma tean ühte laulu, aga see üks laul on väga hea. Äkki siis tee peal tutvume tema repertuaariga rohkem. Nii külm ei ole, aga ma panen vist full sulejope igaks juhuks. Külmetada ei viitsi. Siis on hea sossu pakkida. Ma jõudsin praegu täpselt 0 asja. Ja mul on homme nii kiire, et ma ei tea, ma pean öösel pakkima võib-olla. Ma praegu üritan praegu visata nii palju asju sinna, kui ma jõuan, enne kui sõbrad tulevad. Ja idis what idis, see on nii mina, mul on alati niimoodi. Alati on kiire ja kunagi pole piisavalt tunde ööpäevas. Samas kõik alati saab tehtud. Aga nagu ikka kontserditele, ma ei võta üldse kaamerat kaasa, ma jätan selle koju. Tulevad mingid telefoniklipid, nii palju kui tuleb. Aga jah, ma olen juba rääkinud sellest. Esiteks, kaamerad on tihti peale keelatud kontserditel. Ja isegi kui see ei ole nagu see kaamera, siis ma lihtsalt ei viitsi riskida, ei viitsi tegeleda. Ja teiseks, ma olen siis rohkem hetkes ka, kui ma ei pea nagu igasse eri kanalisse, iga eri kaameraga tegema sisu. Nii et jaa, aga täitsa elevil nüüd. Vahepeal oli küll siuke väsimus, kui ma jõudsin koju, aga ma jõin ühe kohvi veel ja ma ei tea, kuskilt tuli mingi energia. Hommikul juba. Ma looki jõudsin kõik oma asjad ära pakkida. Siit on ainult puudu kosmeetika asjad, mis ma nii paneks hommikul. Ja mingi nipet-napet asjad, aga nii pime on, nagu mingi öö oleks.
It's my first ever show in Estonia, and I'm so excited to be here. I'm so glad we get to spend this evening together. We're gonna have some fun tonight. I'm on a tour right now, and it's called An Evening of Songs and Stories. So I have some stories to tell. You're gonna get to know me a little better. We're going to reflect. We're gonna go back in time, back to the beginning. I need to know who's been with me since Get Lifted. Work it out, then we cool down, baby. Tonight's the night I let you know. Tonight's the night we lose control. Come on, we could go on. Give me the green light. Sing. Come on. Say that you'll stay a little. Don't say bye-bye tonight. Kell on konkreetselt 1:03 ja me käisime saunas. Mikk pani tee pealt sauna sisse ja käisime koju jõudes saunas kohe. Meil oli nagunii plaanis, või no mul oli nagunii plaanis minna sooja duši alla, aga üllatuseks oli saun sisse pandud ja tänu sellele mul hakkas mul oli selline külm naha vahel, te ei kujuta ette, ma olin täiesti läbi vettinud, mul ei ole kunagi elus sellist kontserdikogemust olnud, nagu ilm oli halastamatu. Ühte sekundit ka ei olnud vihmast pausi, nagu ühte sekundit ka ei saanud anda. Korra, hingetõmbepaus. Ei, kallas, konkreetselt kallas terve kontsert. Nüüd oleme tänulikud selle eest, et sõitsime Tartusse, Tartust tagasi, vihma kallas, me vettisime jälle, nagu me olime läbi vettinud, on ju. Mõelgi nüüd, kui kontsert oleks olnud jama. Aga õnneks ei olnud, kontsert ise oli väga-väga hea ja ma ei tea, mis jama ma enne ajasin, et ma tean ühte lugu. Ma teadsin põhimõtteliselt kõiki laule, ma ei tea, kas ma olen vanaks jäänud. Mäluga mingi probleem, mul täiesti unlockis, et ma olen kunagi väga-väga palju kuulanud John Legendit, aga tal ei ole lihtsalt võib-olla uusi laule peale tulnud, aga ma tean nii palju John Legendi laule ja mõned tema laulud on mu mingi top lemmikud üldse. Nii et, ja see kontseptsioon oli ka päris äge, et ta rääkis põhimõtteliselt oma nagu karjääri algusest lõpuni sinna vahele, mis oli siuke nagu inspireeriv lugu. Lahe, aga nagu kontseptsioon pole sellist varem. Pole sellisel kontserdil varem nagu käinud mingi väga maailmakuulsa staariga, et ta nagu räägib nii palju kontserdil, mitte niisama mingi tere, aitäh, vaid nagu teistmoodi ülesehitus, teil täiesti üksi laval, nagu oh my god, mis hääl, nagu mis hääl. Lihtsalt oligi nii hea hääl, nii hea muusik, et see tõesti oli selline väga hea kultuurielamus, ma arvan, ütleks. Ma olen nii väsinud, aga ma tegin full skincare'i ära ja ma panin kõik need riided pessu, mis olid seljas. Enne kui need on ära pesnud, ma ei saa magama minna, sest ma tahan need kuivama panna. Nii et ma mõtlesin, et kasutan seda mingit 20 minutit targalt ära. Pakin laste kohvrit siin. Päris ausalt arvan, et kui oleks mingid pakkimise maailmameistrivõistlused, ma võiks osaleda seal. Sest et peale seda, kui ma lapsed sain, ma pakin nii kiiresti. Ma ei tea, vanasti ma ei tea, pakkimine oli nii raske, see võttis kuidagi nii palju aega. Ma ei saa aru, mis muutunud on. Pakkimine on nii lihtne. See on tüütu ikka, aga see nagu võtab väga vähe aega kuidagi. Aga jah, nii et sain nagu mingid riided sinna pakitud. Järgmine vlog, millest me näeme, ongi juba meie selle suve reisi vlog. Nii et ma loodan, et oli tore vaatamine ja näeme siis reisi vlogis.